Hei, ma ei tea, kaua mul lastakse seda teha, aga täiesti müstika, mis just toimub. Mul on hea meel, et sa oled siin, aga kuna ma ei tea, kaua mul aega on, nii et lähme kohe asja juurde. Ühesõnaga, ma jõudsin täiesti absoluutselt kõik on minu enda loodud. Terve see maailm, see kõik, mida sa näed, koged ja nii edasi, on minu loodud. Jah, me oleme seda mõelnud, oleme sellest rääkinud, ma olen seda jaganud ühtepidi, teistpidi, kolmandat pidi, et kõik on minu loodud. Nii, aga kuhu ma siis täna jõudsin oma kõige selle teemaga? Ma loon kõik endale. Absoluutselt kõik, mis mu elus on mulle endale loodud. Ma olen ise selle loonud ja see on mulle endale. Ma olen loonud endale abi ja toetuse. Ehk siis, kui mul ei ole abi ja toetus, kui ma tunnen ennast ihu üksinda, et mul ei ole abi, keegi ei aita mind, ma pean seda kõike üksi tegema, siis tegelikult ma loon ka selle, et mul ei ole abi. Mina saan kõik endale luua, kaasa arvatud siis abi ja toetuse. Pidevalt me otsime seda väljaspoolt. Sellest ma saigi tegelikult kõik alguse, et ma sain aru, et ma siiani üritan mingitest kohtadest otsida väljaspoolt. Et näiteks ongi see tõestus, et nüüd on õige aeg näiteks, siis toetust, abi. Räägitakse ju, et mine küsi välja see abi. Mine küsi kellegi käest abi endale. Mine küsi toetus kellegi käest. Sa ei saa seda toetust. Kui sa ei loo endale seda toetust, see peaks tulema teoreetiliselt ilma nagu peale surumata, see peaks tulema loomulikult. Ehk siis sa lood ise selle, kas sul on toetust või ei ole toetust, kas see toetus ja abi tuleb kergelt või keeruliselt. See on kõik sinu loodud. Edasi, ma loon kõik endale. Kaasa arvatud raha, külluse, rikkuse, vaesuse. Mõlemad. Siin ei ole ainult see, et ma ainult loon rikkust, et ma ei tea, töötan, rapsin, rabelen. Ei, ma loon ka vaesust. Kui ma olen vaene, siis ma olen selle loonud. Absoluutselt kõik on minu enda loodud. Kõik loon ma endale. Kaasa arvatud vaesuse. Mis vaesus tegelikult annab mega paljudele inimestele. Mida vaesem sa oled, seda rohkem sa õpid esiteks siis hakkama saama väiksemates tingimustes või raskemates tingimustes, väiksemates kogustes mingite asjadega. Sa pead oskama jagada, arvestada pikaajaliselt. Ehk siis, kui sul on, ma ei tea, 10 eurot ja sa pead selle 10 euroga saama kuu aega läbi aetud, siis sa selle 10 euroga leiad mingid toidulahendused, vaatad, et sul kõik asjad saaks toimiks ja tehtud. See oli lihtsalt näide, aga põhimõte. Ehk siis see vaesus on ka samamoodi mulle endal loodud just selle jaoks, et siis kogeda ja õppida selliseid asju. Kõik ma loon endale. Ja minu valik on, kas ma loon vaesust või ma loon rikkust. Vahet ei ole, mis see taga seal on. Kas ma loon raha või ma ei loo raha. Kas ma loon raha ja enda vahele blokeeringuid. Kas ma töötan raha jaoks või raha töötab minu jaoks. See on ka samamoodi minu enda looming. Kumma ma valin? Mida ma valin luua? Samamoodi siis töö ja karjäär ka samamoodi, mis me loome, millist tööd me teeme, mis töövõimalused meil on, milline näeb meie karjäär välja, kas see on keeruline, raske, on see üles-alla mäge, ma ei tea, mis iganes, sinka-vonkaline, põrub, läheb põhja, on edukas, on vaja 10 erinevat asja enne proovida, see on kõik meie enda loodud. Me ise oleme selle loonud. Ma loon kõik endale. Ma olen loonud selle ise endale. Kogu selle olukorra, kogu selle situatsiooni, kõik need kas siis kergused, raskused, lihtsuse, keerukuse, kõik on minu loodud. Samamoodi loon ma ise tõestused. Nagu ma ütlesin, mul sai see asi kõik alguse sellest, et ma mõistsin, et ma siiani otsin väljaspoolt tõestust. Ma otsin siiani väljaspoolt tõestust, et see on võimalik.
Kas ma olen selleks valmis? Ma ikka otsin tõestust, et nagu keegi teine peaks kinnitama mulle, et kõik on valmis, kõik okei, nüüd saad minna, kõik on minekuks stardi valmis. Tegelikult see ei ole nii, sest mina loon tõestuse. Mina loon kogu aeg oma maailma, kõik need olukorrad, situatsioonid ja kui siis ma loon ka selle tõestuse, olgu see siis näiteks, ma ei tea, numbrite jada või mingi, ma ei tea, et ma näen sinist liblikat ja siis ma näengi seda sinist liblikat, sest ma loon ise selle tõestuse. Ja kui ma arvan, et ma ei ole veel valmis, ma loon seda, et ma ei ole valmis, ehk siis ma ei kinnita endale seda nii-öeldes, nagu ei kinnita väljaspoolt seda tõestust. Ja kuna ma küsin seda väljaspoolt, seda tõestust, kas ma olen valmis, siis seda ei tulegi sellepärast, et ma ei ole ju valmis, kui ma küsin seda väljaspoolt. Kui ma tean 100%, et ma olen valmis, siis ma ei hakka otsima tõestust väljaspoolt. Siis ma tean enda sees. Minu tõestus on minu sees juba olemas ja siis ma näen igal pool seda tõestust. See asi hakkab looma. Sellepärast, et mina ise loon selle. Minu sees on see kõik olemas ja läbi selle see usk, see tõestus, see kõik asi on minu sees, mida ma loon ja ma loon selle väljapoole. Kõik on minu loodud. Tõestused, järeldused, kõik järeldused siin maailmas, mida me oleme teinud, ükskõik mille kohta, see on meie enda loodud. Hoolimata sellest, et võtame, et mingi esivanematelt tulnud mingi järeldused, ma ei tea, ei tohi redeli alt läbi minna või et kui must kass üle tee läheb või mis iganes. See on kõik sinu enda loodud. Sest ka esivanemad, kõik sinu vanemad, esivanemad, sugulased, tuttavad, kõik inimesed on sinu enda loodud. Sinu oma ellu. Sa oled ise nad loonud enda sees ja siis nad peegeldavad sulle. Nad näitavad sulle, kes sa oled, mis sinu sees toimub. Sa oled täpselt sellistena nad loonud, nagu nad on. Kõik on sinu loodud. Sellest tulevadki järeldused, kõik lood, uskumused, kogemused, reaktsioonid. Need on kõik minu loodud. Me ise loome oma uskumused. Me ise loome oma lood enda peas. Kui tihti sa mõtled mingitele asjadele. Näiteks, ma ei tea, siin on õunapuu, ja siis meil tuleb mingi lugu selle õunapuuga. See lugu ise on juba loodud. Me loome ise selle loo. Aga me võiks seda teistmoodi luua. Me ei pea looma seda, mida me lõime. Me võime seda muuta, sest me kogu aeg loome. See mõte, mis sul praegu peas toimub, mis asja, mis toimub, mida iganes, siis, või mis iganes toimub, see on ka sinu enda loodud. Meie loome oma lood, uskumused, järeldused, mis me siit kaasa võtame. Meie ise loome selle. Kaasa arvatud reaktsioonid, kuidas ma reageerin sellele. Kuidas ma reageerin sellele teadlikkusele. Oh my god, see ei ole võimalik. See on nii absurdne, et või siis just, nii ongi, oh my god, kuidas see võimalik on. Need reaktsioonid on minu enda loodud. Minu enda sees, see, mida ma nagu loon tunda, kogeda. Läbi selle loon ma kõik selle. Uskumused, järeldused, reaktsioonid, lood, emotsioonid. Samamoodi. Kas ma olen õnnelik, olen ma pettunud, olen ma vihane, olen ma rõõmus, olen ma elevil, olen ma ärevil. Mis iganes, olen ma pettunud. Et nagu absoluutselt kõik on meie loodud, kaasa arvatud meie keha, meie välimus. Meie enesekindlus, siis haavad, traumad, mälestused, absoluutselt kõik mälestused on nagu eriti suur võti siin koha peal. Me loome endale mingid mälestused ja siis me lähme lapsepõlve, et neid mälestusi nagu lahustada. Me oleme need mälestused loonud. Me ei pea minema lapsepõlve. Tegelikkuses, sest kaasa arvatud lapsepõlv, kogu aeg, minevik, olevik, tulevik, õige hetk, millal on see õige hetk, on ju, et nüüd on õige hetk. Ajakiirus samamoodi, kas läheb kiirelt aeg, aeglaselt aeg, ei liigu üldse, liigub ja kõik pausid, mis meie elus toimuvad, on meie enda loodud. Meie ise oleme pannud selle paika, kui kiirelt midagi toimub, kuidas aega me näeme, kuidas me kogeme. Me oleme selle ka loonud.
ja sellega seoses ka kogu lapsepõlv. Ja siit tulevadki mälestused on üks suurim asi, mida me loome, sest läbi mälestuste tegelikult me loome kõik muud ju. Me kõigepealt vist loomegi mingid mälestused, absurdsed mälestused, millest me võtame siis oma mingid igasugused arusaamad, järeldused, kogemused, kogemustest tegelikult saavad mälestused, on ju. Aga mälestused on lood. Me oleme loonud lugusid. Sest need kogemused, mida me kogu aeg, et mul on vaja lahustada need vanad kogemused ja ma ei tea, lapsepõlves toimus see ja too kolmas. Kus ma tean, et need toimusid? Sest ma mäletan neid. Ehk siis ma olen loonud endale need mälestused, aga mis siis, kui mul ei oleks ühtegi mälestust? Kui meil ei eksisteeriks ühtegi mälestust eelnevalt, kas mul oleks üldse midagi muud? Kas mul oleks emotsioone? Kas mul oleks haavu, traumasid, haiguseid, vigastusi, siis ma ei tea, suhted, armastus, ma ei tea, tuttavad, esivanemad ja nii edasi. Kas mul üldse eksisteeriks neid? Sellisel kujul ma mõtlen. Kas ma nagu looks neid täna üldse oma reaalsusesse, kui mul ei oleks mälestus neist? Täpselt samamoodi kõike, mida ma siis mäletan rahast, küllusest, ajast, armastusest, abist ja toest. Need on ju tulevad kõik mälestuste pealt, aga mälestused oleme ise loonud. Ja need mälestused, me saame neid kogu aeg muuta, me kogu aeg loome uusi või muudame neid, mis vanasti olid nagu. Kui tihti oled sa korranud ühte ja sama lugu, aga iga kord on kuidagi see teistsugune? Kas see on siis puhas mälestus nagu nii-öelda see reaalsest sündmusest? Nii et kas on võimalik, et kogu asi toimib kui mälestuste pealt? Et me mäletame nagu midagi, et miski toimus ja miski oli ja tänu sellele me loome siiani neid asju. Täpselt samamoodi ma lõin oma põlve ära, ma mäletan, et ma lõin oma põlve ära, ma mäletan, et ma pean seda hoidma, ma mäletan, et see oli valus, ma mäletan kõike seda. Ja kas ma siis selle mälestuse pealt ju tegelikult loon selle, et see jalg valutabki, et see põlv annab tunda, et seal oli vigastus. Ehk siis ma ju tänu sellele ma mäletan, midagi nagu juhtus, mingi lugu oli seal, on ju, et ma lõin oma põlve ära, see oli valus ja nii edasi. Kas ma päriselt tunnen siiani seda sama valu sellel hetkel, kui ma selle põlve ära lõin? Ei. Ma ainult mäletan seda, et see toimus. Aga mäletamine, see mälestus sellest on minu enda loodud. Sest ma loon kõik endale. Kõik siin elus on minu enda loodud. Kaasa arvatud see mälestus. Sellest valus, sellest hetkest, sellest sündmusest, mis sealt kõik edasi tuli. Mul on mälestus sellest kogust loost. Ja see on kõik minu loodud. Nagu kõik ülejäänud siin elus. Armastus, raha, vaesus, rikkus, küllus, aeg. Põhiline aeg on meie enda loodud. Ja siin all ongi meie minevik on meie enda loodud. Meie tulevik on meie enda loodud. Tulevikuga on kõige lihtsam seda võtta, et kõik on meie enda loodud. Kui sa mõtled tuleviku peale, sa unistad ja nii edasi, on ju, võtame kas või on kellegiga kokkusaamine, sa ketrad läbi peas stsenaariumi, mis toimub vestluses. Ja päris tihti see ju läheb niimoodi. Mitte alati üks ühele, aga ikkagi seal toimub niimoodi. Eriti kui sul on nagu üks kindel stsenaarium. Siis samamoodi sa lood selle. Sa lood selle nii-öelda tuleviku, selle kogu mälestuse sellest sündmusest. Sa lihtsalt lood selle. Juba enne seda, kui sa nii-öelda sa oled päriselt seda kogenud. Ja see on nagu täis, ma ei tea, jänesurg, kuhu ma nüüd ronisin, aga täiega lahe. Lihtsalt täiega lahe, sest kui sa saad aru sellest, täielikult aru, siis sa mõistad, kuidas sinu elu toimub.
kui lihtne on kõik see. Sest kui mina olen kõik loonud, siis ma saan kõike muuta ja ma ei pea minema, ma ei tea kuhu. Ma lihtsalt võin selle mälestuse ära kustutada ja luua uue. Aga põhiküsimus, kõige olulisem osa sellest üldse. Kas ma valin võtta omaks kogu selle vastutuse, kogu selle väe, et ma olen võimeline seda tegema? Kas ma olen valmis võtma selle omaks ja võtma selle vastu, et ma olen võimeline seda väge kasutama ja mul on see vägi olemas, et seda kõike teha? Vot see on kõige suurem küsimus ja enamus inimesed on ei koha peal sellest. Ja kuni me ei usu enda väesse, et see on võimalik, et ma olen ja see võtta omaks, et minus on see vägi olemas, et ma võin kõike seda luua teisiti, absoluutselt kõike. Siia mahuks veel kirjutama. Absoluutselt kõike seda on võimalik muuta. Aga kas ma võtan omaks selle väe, millega seda muuta? Vot see on see põhiküsimus. Kui ma seda omaks ei võta, ma seda vastu ei võta, mul on see vägi. Kogu see vägi on minu käes alati olnud. Lihtsalt nüüd ma tean, et see on mul olnud. Nii et ma loon kõik endale. Oma väe loominguga. Kas ma võtan selle vastu, kas ma valin seda ja kas ma valin seda kasutada? Vot need on need põhiküsimused ja kui me seda teeme, siis absoluutselt kogu maailm muutub. Sellepärast, et me saame kõike ise valida. Me loome absoluutselt kõike ise. Me saame luua kõike seda. Muuta oma mälestused, muuta kõik aja, ma ei tea, raha, abi, toetused, kõike luua, mida iganes me tahame. Kuidas iganes me tahame. See on nagu nipsust. Aga kas me oleme valmis võtma omaks ja vastu kogu seda vastutust oma väes, et meil on see võimalus. Esiteks, kas ma võtan vastu kogu selle vastutuse, et ma olen juba kõik selle oma reaalsuse loonud, mida ma olen kogenud? Kas ma olen valmis seda vastu võtma? Sest nii nagu ma võtan selle kõik vastu, et ma olen selle päriselt loonud, siis ma võtan vastu oma väe, et ma olen võimeline seda looma. Ja läbi selle kuna ma võtan vastu oma väe, siis ma olen võimeline võtma selle omaks selle väe ja hakkama kasutama seda väge. Selliselt, nagu ma soovin ja tahan, et luua midagi veel enamat. Kustutada kõik selle eelneva, mis on olnud, need kõik mälestused, haavad ja mida iganes traumad. Kõik selle lihtsalt siit tahvli pealt maha. Lihtsalt lapiga kustutan maha ja loon sekundiga uue. Ja vot siin ongi see koht. Ja see on tegelikult ülilihtne. Lihtsalt põhiline küsimus ongi, kas me oleme päriselt valmis võtma vastu, aksepteerima oma enda väge, et see kõik on minu loodud. See vägi on minu sees olemas ja ma saan seda kasutada igal hetkel. Kogu aeg. Kas ma valin seda? Enamus ütlevad ei. Alateadlikult nad ei julge seda teha, sest nad ei julge võtta vastutust kõige selle eest, mis on juba toimunud nende elus. Kõik, mis toimub nende reaalsuses. Ja ei ole hullu. Sa ei peagi alati võtma seda vastu, kui sa ei ole valmis, kui sa ei taha. Mina lihtsalt annan sulle teada, et see on. Sul on võimalus kõike muuta. Sa ei pea leppima sellega, mis sul täna on. Sa võid kasutada oma väge ja muuta kõike sekunditega. Nii lahe, et sa olid siin. Ma pean lõpetama. Aitäh! Andke teada, mis te siit jäneseurust kaasa võtate. Kindlasti tuleb selle pikem mingi asi ka, aga lihtsalt praegu tahtsin seda täiega jagada. Aitäh! Tšauki!